Nädalavahetusel aitasin isal mõned kastid talveriiete ja jalanõudega kuuri alla viia. Siis märkasingi isa mootorratta ja vanaisa õngeritvade vahelt oma punast jalgratast, mis seal terve suve seisnud palun, kas oli. ma tohin jalgrattaga sõita? Olgu, aga enne aita mul toast veel mõned kastid tuua, eks ole? Ruttasin tuppa ja tõin veel kasti kinnaste sallide ja talvemütsidega. Isa oli selle aja jooksul juba rattakuurist õue toonud. Imelik. Viimati, kui ma sellega sügisel sõitsin, tundus see palju suurem olevat. Aga isa arvas, et hoopis mina ise olen talve jooksul suuremaks kasvanud. Kärt, kas sa tooksid mulle kuurist jalgrattapumba? Aga milline see välja näeb? Selline torukujuline, mille ühes otsas on lühike voolik. Kas see? Just seesama. Isa pumpas esimese ratta täis ja mina tagumise. No nii, proovi nüüd selga istuda. Isa, aga see sadul on nii madal ja ma ei saa ju jalad konksus korralikult sõita. Siis keeras isa ühe käega sadula kõrval olevat valget kangi ja teise käega kergitas sadulat kõrgemale. Lõpuks oli sadul just täpselt õigel kõrgusel. Kas või nüüd sõitma hakata? Oota, proovi, kas kell töötab. Töötab. Aga kas pidurid töötavad? Töötavad küll. Sõida siis. Hüüdis isa ja lükkas mulle hoo sisse. Jõudsin vaevalt ümber maja pöörata, kui vanaisa trepile astus. Tšau, vanaisa. Vaata, ma sõidan rattaga. Hõikasin rõõmsalt vanaisale ja tahtsin edasi sõita. Aga vanaisa astus mulle otse tee peale ette. Kas te pole midagi ära unustanud, noor daam? Ei, mis asja? Näiteks selle siin? Minu roosa kiiver, oi aitäh, vanaisa! Kinnitasin kiivri korralikult pähe ja sõitsin ümber maja veel 10 ringi, nii kiiresti, et ainult tuul kõrvus kohises.